Head ringmajanduse päeval osalejad! Igal aastal koguneme ühe või teise ürituse raames arutama, kuidas Eestis paremini korraldada ringmajandust ja mida selleks oleks vaja teha. Lihtsam viis igaühel ringmajanduses osaleda ja oma panuse anda keskkonna hoidmisesse on teha läbi biojäätmete liigiti kogumise. See on praegu ainus jäätmeliik, mida saab täielikult ringlusse võtta ja millest saab lisaks kompostile lähiaastatel ka ilmselt üha enam biogaasi toota. Ka riik on teinud olulisi samme, et edendada biojäätmete ringlusse võtmist. Nimelt on jõustunud kohustus biojäätmete tekkekohal kogumiseks või ringlusse võtuks ehk kompostimiseks. See tähendab, et hiljemalt järgmise aasta lõpuks peavad kohalikud omavalitsused tagama, et igas kodus saaks biojäätmeid ära anda konteineriga või oleks võimalus koha peal kompostida. Riigi poolt oleme selleks ka kohalikke omavalitsusi toetanud. Aga lisaks biojäätmete kogumisele on meil olmejäätmetes veel hulgaliselt väärtuslikku ressurssi pakendada. Eestis tekib aastas ligi 200 000 tonni pakendijäätmeid. Meil on küll väga hästi toimiv panditaara süsteem, aga teiste müügipakendite kokkukogumisel ja ringlusse võtul on täna veel väga palju arenguruumi. Pakendijäätmete probleemide lahendamise võti on just tootjate käes, sest nemad otsustavad, millest materjalist ja kuidas ja millistest detailidest on tehtud need pakendid, mida me iga päev saame kasutada. Ringmajanduslikust vaatest oleks kõige parem üldse mitte pakendada, aga see pole tihti võimalik, seega tuleks juba pakendite disainimisel mõelda sellele, kuidas ja mismoodi teha pakendid selliseks, et neid oleks võimalikult lihtne kasutusse uuesti võtta. Seetõttu valmiski Keskkonnaministeeriumi ja Rohetiigri koostöös pakendite disainimisjuhend, mis aitab pakendiettevõtjatel juba pakendite disainimisel teha jäätmete teket ennetavaid ning keskkonnamõjusid vähendavaid valikuid. Sellest juhendist kuulete kindlasti ka täna põhjalikumalt. Ehitussektor õitseb koroona ja sõjakriisist tekkinud tooraine kättesaadavuse probleemidest hoolimata. Jah, rasked ajad võivad veel ees olla, aga täna on reaalsus see, et viimastel aastatel on ehitussektor väga palju rohkem hakanud tootma erinevaid jäätmeid. 2019. aastal tekkis Eestis 1,2 miljonit tonni ehitus- ja lammutusjäätmeid. See on suuruselt teine jäätmevoog põlevkivitööstuse jäätmete järel. Lisaks hoogustunud ehitustegevusele mõjutab ehitus- ja lammutusjäätmete teket ka olemasolevate hoonete renoveerimine ning kasutusest välja langenud hoonete lammutamine. Eestis on ehitus- ja lammutusjäätmete taaskasutusmäär viimastel aastatel püsinud vahemikus 84–89% ja selle tulemusega oleme Euroopas ühed tublimad. Aga ringmajanduslikult vaatest oleks veelgi parem, kui saaksime Euroopas tublimate hulgas ehitusjäätmete ringlusse võtuga. Seetõttu on väga tänuväärne, et on sellised LIFE projektid nagu Ermeli ja TalTech koos teevad ning kus muu hulgas kaardistatakse lammutatavates ja rekonstrueeritavates hoonetes olevaid materjale, mis aitab omakorda kaasa hoonetes leiduvate materjalide korduskasutamisele ja materjalide ringlusse võtule. Meie eesmärk on, et Eestis saaks nutikas ringmajanduse eest vedav riik, kus on toimiv ringse tootmise ja tarbimise süsteem. Aitäh kõigile, kes selle sünnile kaasa aitavad.